Nii, rõõm teiega siin noorteõhtut jagada. Teil on väga vahvad teemad. Jumala sellistest omadustest, põhiliselt need omadused, millest on räägitud ja millest seerias tuleb, need on sellised, mida meil inimestena ei ole ja väga ei saagi olla. Nii et sellest me räägime siin millestki, millest me ise väga ei tea. Ja teame ainult nii palju, kui Jumala sõna ilmutab ja kui me võime nagu arvata ja sealt on ka midagi õppida. Täna on siis jutuks Jumal on eneses piisav. Jumal on eneses piisav. Teate sellist rahvalikku ütlemist, igaüks on oma õnne sepp. See ei ole piiblikirja koht, see on selline rahva ütlemine, igaüks on oma õnne sepp. Minu jaoks huvitav lisateadmine tänast teemat ette valmistades oli see, et see ütlus on väga vana juba. Ja kirja panduna ta pärineb aastast 280 enne Kristust. Rooma tsensor Appius Claudius Caesus. Temalt on säilinud kõige vanem, teadaolevalt kõige vanem ladinakeelne poliitiline kirjutatud kõne. Ta pidas aastal 280 enne Kristust Roomas siis poliitilise kõne ja see on talletatud kirjalikult ja sealt pärineb ka lause igaüks on oma õnne sepp. Väga vana ütlus. Kus tema selle võttis, ei tea. Ühes ingliskeelses, kas te teate mängu Catan? Enamik teavad. Ühes ingliskeelses Catani reklaamis, või seal kuskil reklaamlause selle kasti peal, kõlas niiviisi. Igaüks on oma õnne sepp, see kehtib ka Catani kohta. Iga mängija saatus sõltub tema enda mängust. Reklaamlause Catani peal. Nüüd, kes te Catani mänginud olete, siis tegelikult see kõlab üsna naeruväärselt. Igaüks on oma õnne sepp, iga mängija saatus sõltub tema enda mängust. Catani mängides see sõltub ikka hirmus palju muudest asjaoludest. Kuidas need klotsid selles mängus laiali jaotatakse, milline sinu algseis on, mitmendana sa saad valida nendele need maad või need tükid, kui palju visata või kuidas sa neid viskad numbreid või kuidas visatakse numbreid, kui palju teised on valmis sinuga kaupa tegema või ei ole nõus vahetama neid kaarte. Nii et õige oleks öelda, Catanis igaüks ei ole oma õnne sepp. Me võime pärast arutada selle üle, või Catani mängida. Üks hea Catani mängis küll kunagi. Nii, aga kuidas see läheb sellesse tänasse teemasse? Ma ikka jõuan teemasse ka. Aga enne natuke, et mõtte veel liikuma saada. Väike arutelu teile koha peal. Jagame saali pooleks, teie ja teie. Teie omavahel üksinda natuke arutlege ka. Mõelge välja asju, millest meie inimestena sõltume millestki või kellestki. Mis asjades me sõltume kellestki või millestki. Mingeid asju mõelge välja. Igaüks paar tükki, me saame nimekirja. Teie mõelge välja selliseid asju, millest meie inimestena ei sõltu ei millestki ega kellestki. Ja teie andke seda vastust. Nii, paar minutit teile arutama. See pool arutleb selle üle ja pärast ma küsin, paneme siia asju kirja, millest me sõltume millestki või millestki ja teie, milles me inimestena ei sõltu kellestki ega millestki. Nii, uurimustööd ma ei lase teil teha ja teaduslik järeldus ei nõua, lihtsalt sellist inputi natukene. Alustame, siin on sõltlased, et milles me sõltume kellestki või millestki? Me sõltume
Jumala armust. Nii, mille? Päike. Millest me sõltume? Kohvist sõltume. Nii, millised elutähtsad tegevused siis nagu sõltuvad? Täpsusta palun seda. Hommikul ärkamine, jõudmine, jah. Mina kunagi kuulsin, kui mina veel tudeng oli, et Tartu Ülikooli informaatikud olid nõudnud välja, et kohvi peab tulema ülikooli kulul, sellepärast, et ilma selleta programm ei sünni. Et programmide sünd sõltub kohvist ja olid välja võidenud ja saanud tasuta kohvi endale. Nii, mis veel? Taga. No tuleb. No tuleb uuesti, aga veel. No nii, rääkige nüüd tõsist juttu. Pere, teised inimesed, jah. Palvetamine. Kogudus. Nii, öelge jah, ilmselgeid asju. Raha, see oli see M-tähega asi, mis sul enne meelest läks, jah? Raha. Inglis keeles money, sa lihtsalt mõtlesid inglis keeles ja nüüd tõlkisid ära. Ressursid. Paneme siia ja muu selline. Ülemused. Nii. Üks tähtis asi mahub veel, kellel on südame peale ära ütlemata. Maa magnetväli, no see on peaaegu nagu gravitatsioon, ütleme veel midagi. Kohustused. Sa ei saa öelda, see on, sa oled teises leeris. Nii, olgu peale. Millest me sõltume? Paneme siia siis, päike oli ja toitu veel ei ole. Kohv oli, aga see on nagu teise eesmärgiga, eks. Toit. Nii, teie poole pealt, mis on need asjad, milles meie inimestena ei sõltu või kellestki ega millestki? Millest ei sõltu oli teie pool siin, jah, millest ei sõltu? No meie ei sõltu alkoholist. No jah, ilmselt on, mõte on see, et me saame, no paneme siis kirja, jah. Me ilmselt ükssarvikutest ka ei sõltu. Nii, mis on see, mida me saame teha täiesti sõltumatult? Mis on need asjad, millest me saame teha täiesti sõltumatult? Ma lootsin, et te sinna jõuate. Ma lootsin. Nii, et ma saan aru, et mingid asju, millest me ei sõltu austraallastest siin Eestis ja mis asjad veel, aga mida me saame teha täiesti sõltumata kellestki või millestki. Aga selleks, et me saame igapäevast asju teha, on palju asju, millest me sõltume. Füüsilised asjad, päike, gravitatsioon, toit, sotsiaalsed asjad, raha, ülemus, pere ja siis on vaimulikud asjad, Jumala arm, palve, kogudus, omaette kategooria, kohv. Ja, kohv. Ja asjad, millest, mida me saame teha täiesti ilma sõltumata millestki või kellestki, me inimesed sõltume, meil on meil on geenid, meil on kasvatus, meil on inimesed meie ümber, aga me oleme ikka täitsa sõltlased. Raputab pead, jah. Et ei ole selline iseeneses, me jõuame sinna, et me ei ole eneses piisavad. Nii et elu, meie maises elus, päris elu on ka paraku nii nagu Katanis. Me sõltume ja me ei ole ise oma õnnesepad.
palju asju võiks üles lugeda, üks lõplikult on see, et me oleme surelikud, me sõltume sellest, palju meile päevi antakse. Kui palju me ühel hetkel on klõpst ees ja me võime tahta rohkem. Kellelgi Facebookist hiljuti lugesin, et mul on palju ideid, neid ideid jätkub 200 eluaasta jaoks. Aga paraku tuleb sealt valik teha, sest 200 ilmselt ei anta kellelegi. Nii et piibli järgi elu on üürike, sellest me sõltume. Psalm 39 tõdeb, vaata sa, issand, oled pannud mu elupäevad kämbla laiuseks. Mu eluiga on, kui ei miski sinu ees, tühi õhk on iga inimene, kes seisab püsti. Või Jaakobuses, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Pole õige, et sellist talveilma olnud, aga kui lähete talvel välja ja teete, siis näete seda auru hetkeks ja siis on ta läinud. Ja piibel ütleb, et inimesed, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Piibel ütleb, selline on inimese elu, me sõltume, me oleme kuskil selline kontekstis ja siis me olen läinud. Või pikemalt lugedes Jaakobuse kirja, kuulge nüüd, kes te ütlete, täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal 1 aasta ning kaupleme ja saame kasu, taotleme Erasmuse stipendiumi ja veedame 2 aastat kuskil, see oli kuskilt mujalt vist. Piiblis ei olnud. Teie, kes te ei tea, missugune on homme teie elu, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Nii et me võime teha oma plaane, graafikud, süsteemid, kalendrid täis kirjutada ja siis tuleb välja, et me sõltume kõigest sellest. Ja kõik see asi võib vastu taevast minna. Miks öeldakse vastu taevast? See on kuidagi jumalik. Vastu Jumalat minna. See võib vastu Jumalat minna. Nii et me ei ole oma õnnesepad, me ei ole iseenesest piisavad inimesed. Ja paraku meie elu on oluliselt vähem meie kontrolli all, kui me tahame arvata. Piibel ütleb niiviisi, mis sul on, mida sa ei oleks saanud? Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled, otse kui sa ei oleks seda saanud? Et teeb alandlikuks see asi. Ühtepidi see võiks masendada, et me oleme nii sõltuvad ja meist endast ei sõltu palju midagi või me ei saa nagu teha lõplikke iseenesestlikke otsuseid. Aga teistpidi, kui seda teadvustada, siis vot see on üks tarkus. See on üks tarkus, et me sõltume teistest, me sõltume füüsikalistest asjadest, sotsiaalsetest, me sõltume vaimulikest asjadest, Jumalast. Ja Psalm 34 ütlebki, issand, anna teada mu elu ots ja mu päevade mõõt, anna teada, kui üürike ma olen, et, milleks? Et ma tunneksin, teaksin, kui kaduv ma olen. Ma teaksin. Tark teada, et me oleme kaduvad, me sõltume teistest ja siis meil on õige maailmapilt, õige Jumala pilt ka. Ja nüüd me tahaks jõuda sinna Jumala poole, et me vajame häid mõjutajaid, õigeid mõjutajaid ja kõige parem oleks Jumal. Jumal vastandina nüüd meile on oma õnnesepp. Jumal on oma õnnesepp. Ärge nüüd teoloogiliseks väga minge, et õnn ja Jumal, et mis on Jumala õnn. Aga Jumal on iseenesest piisav. Ta on täiesti sõltumatu, ladinakeelne termin, natuke sellist teoloogiat ka sisse, AC, inglise keeles on termin aseiteet, mida eesti keeles väga ei paindu keel ütlema, aseiti, AC, see on ise või iseenesest, selline genitiiv iseenesest. Ja teoloogias seda enesest piisavust, kui Jumala omadustest räägitakse, siis sageli nimetatakse kõige esimesena. Jumal on iseenesest piisav. 2. Moosese 3. peatükis, kui Jumal tutvustab ennast Moosesele, Jumal kohtab Moosest
võtab ette Moosesega kohtuda ja Mooses ei saa aru, kes ta, või saab aru, et ta on Jumal ja Jumal annab talle suure ülesande. Ja siis Mooses ütleb lõpuks, et vaata, kui ma nüüd lähen Iisraeli juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on, mis ma siis pean neile vastama. Ja Jumal ütles Moosesele selle peale, mis su nimi on. Ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas, ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen, on mind läkitanud teie juurde. Vot see ongi see. Ta on enesest piisav, ei saagi nagu rohkem, see ongi kõik sellega öeldud, ma olen. Enesest piisav. Jumal ei sõltu millestki teisest, aga kõik sõltuvad temast. Nii et Kataani mängu juurde tagasi tulles Jumal võidaks iga Kataani mängu. Ta ei sõltu teistest, aga meie sõltume. Ja veel Jeesus ütleb Johannese 5. peatükis, isal, taevasel isal on elu iseendas. Need on nüüd need piibli mõned viited sellele. Meie kõik oleme saanud elu kelleltki, me vajame elus püsimiseks õhku, toitu, päikest, gravitatsiooni, mida kõike veel. Aga Jumal ei vaja kedagi teist. Ja siis on meist veel teistsuguseid, mänguasjad näiteks, elutud mänguasjad, neil pole üldse elu. Jumal on elu iseendas, meil on elu, aga see on mõjutatud muudest teguritest ja siis on elutud asjad. Et see film, Toys, kui nad siis ellu ärkavad ja kui meie mänguasjad kõik ellu ärkaksid, neil oleks omad tahtmised ja nad hakkaksid mõjutama üksteist, õudust. Õnneks meie mõjutame oma mänguasju, sealhulgas telefoni ja mitte vastupidi, kuigi teinekord tundub, et selle telefonil on ka teatud elu iseendas. See on siis selline vundamendi ladumine tänasesse teemasse. Aga miks me sellest räägime, miks see peale selle, et see on huvitav filosoofiline mõtisklus, et milline on Jumal, aga et kas sellest on meile mingit sellist praktilisi järelmeid? Ma ütleks, et on. Et kui Jumal on iseenesest piisav, siis on mõned järeldused sellel, järelmid. Esiteks on see, et Jumalal ei ole vajadusi. Jumalal ei ole midagi vaja. Paulus Areopagil ütleb Apostlite tegu 17. peatükis, Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu tal oleks midagi vaja. Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Jumalal ei ole midagi vaja. Tal on täiesti elu iseeneses. Ja me teinekord, teoloogiliselt me võib-olla ütleme seda, aga praktikas meil on sellega raske teinekord leppida. Jumal ei loonud ka maailma sellepärast, et tal oleks olnud maailma vaja. Et see oleks kuidagi kompenseerinud midagi, mis Jumalal on puudu. Jumal oli ilma inimkonnata ka täiuslik. Tal oli piisav täiesti. Mõnikord on arvatud, et Jumalal oli vaja kellegagi suhelda, et väljendada et keegi peegeldaks tema täiuslikkust ja tema armastust. Ja kui Jumal on kolm ainsus, kolm isikut, vähemalt nii palju on ta ennast ilmutanud, siis selline suhtlus oli ka Jumala enda sees, ei olnud tal vaja, et oleks hirmus üksinda tundnud ennast. Nii et see on omaette teema, miks ta siis lõi maailma, aga Jumalal ei olnud vaja luua inimest või inimkonda või maailma selleks, et olla ennast kuidagi paremini tunda. Sellega seondub, et Jumalat ei saa mõjutada. Jumalat ei saa kuidagi mõjutada. Et käime kuidagi Jumalale peale või ähvardame Jumalat või ütleme, et Jumal, kui sa ei tee, siis ma ei mängi sinuga.
või siis sa minu kümnist ei saa või siis sa minu ülistust ei saa või minu palved jäävad tulemata. No me teeme endale sellega kahju, aga mitte Jumalale. Jumalat ei saa mõjutada. Ja taaskord üks asi, Jumalale rangelt võttes ei saa anda midagi. Kui me saaksime nagu anda, et ta siis muutuks kuidagi täiuslikumaks või täielikumaks, vaid Jumal on piisav iseeneses. Et ka Vanas Testamendis ohvrid, mida pidi tooma oma pattudele unastuseks või tänuohvrid, lõpuks Jumalal ei ole neid vaja, kuskil on ka see kirjas niiviisi, et kas mul on neid vaja, ei ole vaja, see on ikkagi inimese enda jaoks need vaja, Jumal oli seadnud teatud viisid, kuidas Jumalaga lepitust otsida. Kui me annetame Jumalale või kui me maksame kümnist näiteks, siis mõnikord öeldakse, me anname Jumalale tagasi, mis ta meile on andnud, mis ka, kui süveneda sellesse, on natuke küsitav, sest lõpuks Jumalale kuulub nagunii see 10%, mis me talle anname ja ülejäänud 90% ka, mis me jätame andmata. Nii et me ei saa talle midagi tagasi anda, kõik on tema oma nagunii. Isegi võiks seda küsida, et meie ülistust, kas Jumalal on vaja. Jumalal ei ole otseselt vaja, aga need on kõik nagu meie pärast olemas. Mida meil oleks anda, mis ei oleks juba tema oma. Nii et need kõik on olulised asjad, sellega me teenime Jumalat. Aga need on meie enda kujundamiseks, meie enda jaoks ja mitte Jumala jaoks. Jumal on eneses piisav. Ma sellele ei peatu pikemalt, aga tasub mõelda, et kõik need asjad, millest me räägime, ei kehti mitte ainult Jumal isa kohta, vaid kehtivad ka Jeesuse kohta. Ma ise tabasin ennast nagu sellelt mõtlelt, et kui ma räägin, et Jumalast ja pealkiri on ka looja, milline on looja, et Jumal isa, aga Jeesus on samavõrd Jumal kui isa ja püha vaim, samamoodi on ka Jeesus eneses piisav. Paulus ütleb Kolossa kirjas, Jeesus ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Nii et selles on Jumal täiesti inimesest erinev. Jumalal on see pool tühi. Siia ei ole nagu midagi kirjutada, millest ta sõltuks. Meil on see pool täis. Ja mida ta teeb ilma, et ta ei sõltu, see pool tuleks täis. Selle alkoholi jätame välja, sellest ka Jumal ei sõltu tõepoolest. Aga kõigest muust ka me saaksime kõik need asjad siia panna, ta ei sõltu päikesest, kohvist ka ei sõltu, perekonnast, palvest, kogudusest, gravitatsioonist, rahast, ülemustest, toidust Jumal ei sõltu ja meie sõltume. Nii et meil on see jutt siin meie ja Jumala vahel on ikka väga rasvane. Väga rasvane. Jumal on täiesti teistsugune. Selles asjas täiesti teistsugune. Nüüd, kui meid on loodud Jumala näolistena, nagu Piibel ütleb, siis see ei tähenda, et kõik omadused oleksid meile ka vähemalt osaliselt üle kantud. See on üks nendest omadustest, mis meil ei ole ka osaliselt mitte. Vaid Jumal on täiesti teistsugune. Meie Jumala näolisus selles omaduses kuidagi ei kajastu ja ka see, kui me nagu pühitsuses edeneme või kui me saame Kristuse sarnasemaks, tahaksime saada rohkem selliseks, nagu Jumal meid on mõelnud, siis selles asjas me ei muutu ikka. Me jääme ikkagi sõltuvaks. Hea, kui me jätame halvad asjad välja, nagu alkohol ja muud asjad, aga normaalsed asjad, mida Jumal on mõelnudki, et me oleme sõltuvuses päikesest, gravitatsioonist, Jumalast, kogudusest, teistest inimestest, perekonnast. Nüüd, mis siis juhtub inimesega? Minu jaoks oli selline huvitav mõtteharjutus. Kui nüüd inimene hakkab ennast pidama eneses piisavaks, Jumal ei ole, ja Jumal on eneses piisav, inimene ei ole, aga vaat seal meil on see kiusatus siiski mõelda, et äkki siiski ma olen eneses piisav. Võib-olla see ongi see ürgpatt, mis Eedeni aiast või vähemalt üks sellist patu juurtest on see, et kui inimene hakkab mõtlema, et ma saan ise hakkama, ma olen eneses piisav. Mõned tsitaadid. Boksi mitmekordne maailmameister Muhammad Ali, kes suri aastal 2016, vägev mees. Mõned tsitaadid temalt.
mina olen parim, inglise keeles greatest. Ma ütlesin seda juba enne, kui ma teadsin, et ma seda olen. Teine tsitaat. Kui keegi on nii võimas nagu mina, siis on raske olla alandlik. Ja veel, ma sain aru, et kui ma kordan seda piisavalt, siis ma veenan maailma, et ma olen tõepoolest the greatest. Et selline püüdlus sellise eneses piisavuse poole on inimestes olemas. Või siis ühes uurimuses eri riikide teismelistele, põhikooli, keskkooli õpilastele tehti test, oli matemaatika ülesanded, oli hulk matemaatika ülesandid ja lisaks matemaatikale paluti vastata ka küsimusele või väitele, ma olen matemaatikas tugev, anda siis jah või ei, vastata sellele väitele sinna juurde. Ja siis ma ei tea, millised rahvad seal veel esindatud olid, inglise keeles ma seda asja lugesin, Ameerika õpilased said matemaatika ülesannetes teistest vähem punkte, kõige rohkem punkte said korealased. No vastab ka PISA testile päris hästi, Korea on seal tipus, eriti reaalainetes. Nii et kõige rohkem punkte said korealased matemaatika ülesannetes, ameeriklased said nendest kõige vähem. Seevastu väitele, ma olen matemaatikas tugev, korealased 75% korealastest vastasid eitavalt, et ma ei ole nõus sellega. Samas ameeriklastest 68% vastasid jaatavalt, et ma olen matemaatikas tugev. Kuigi objektiivselt siis oli tegelikult korealased kõvasti üle. Et jällegi, see on selline enda hoiaku küsimus, kas ma olen eneses piisav, kui hea ma olen. Või veel üks näide. Ameerikas 1940. aastal tehti uurimus ja küsiti, kui paljud on nõus selle väitega, ma olen tähtis inimene. Sellega olid nõus 11% naistest ja 20% meestest aastal 1940. 50 aastat hiljem, 1990, sarnane uurimus või sarnane küsitlus tehti. Mis te pakute, mis siis oli? Ühiskond on vahepeal palju alla läinud, aga enesehinnang on kõvasti tõusnud. Päris hästi. 66% naistest ja 62% meestest nõustusid väitega, ma olen tähtis inimene. I'm an important person. Minu arust see natuke seondub sellega, ma olen eneses piisav, selline muude omadustega ka, aga et ma olen tähtis, ma olen suur, ma olen tugev. Teise Timotuse kiri Paulus ütleb, aga see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enese armastajad. Rohkem lõbu kui Jumala armastajad. Need, kes arvavad, et nad on eneses piisavad. Ma leian, et see on selline enese läbikatsumise koht, selline anda aru endale, milline on Jumal ja milline ma ise olen. Ja kui ma saan sellest õigesti aru, siis hakkavad asjad nagu ka õigesti liikuma elus. Et Jumal on eneses piisav, meie ei ole eneses piisavad. Ja kui seda tunnustada, siis me ei jookse vastu voolu, siis me ei osutu ülbeteks, isekateks, irrealistideks, ma ei tea, milleks veel, siis me ei tee pattu. Kui me saame õigesti aru, milline on Jumal, tema on eneses piisav, meie ei ole eneses piisavad, siis me hakkame otsima, aga kellest ma siis lasen ennast sõltuvuses olla? No päikesest ja gravitatsioonist ja toidust me nagu lahti ei saa keegi, me oleme nagunii sellest piisav, aga mis puudutab teisi inimesi, millistest ma lasen ennast sõltuvuses olla? Ja et kas ma üldse lasen ennast Jumalal mõjutada, Jumala armul, palvel, kogudusel, vaimulikel asjadel. Jumal on eneses piisav, meie ei ole. See võiks olla vabastav. Me ei peagi püüdma selle poole, isegi kui me väga püüdleme, kui me oleme väga pühad, siis me ikkagi ei ole eneses piisavad. Ja see võiks meid vabastada. Ma olengi selline. Jumal on mind loonud, mitte mind, kõiki inimesi loonud. Aksepteerida seda ja elada selles vormis, kuhu Jumal mind on mõelnud. Ja kui me niiviisi elame, siis
ma arvan, et üks järeldus sellest kõigest on ka Jumala ülistamine. Siis me austame Jumalat, siis me ülistame Jumalat, sest ta on teistsugune kui meie. Meil ei ole põhjust teisi inimesi austada ja ülistada, vaid on põhjust Jumalat austada, teda kummardada, ka kartma teda. Ma arvan, et kui Jumal on täiesti muutumatu ja enesest piisav ja meie ei ole, siis see ka tekitab sellise Jumala kartuse, mis on ka üks õige omadus. Jumal on Jumal. Tema on loonud kõik, taevad ja maa. Ta hoiab kõike alal. Ta annab elu, ta annab hinge õhu, temal on vägi kõikide asjade üle, päike, kuu, tähed, haigused, teemonid, surm, valitsused, meelevallad, tuul ja meri, kõik on Jumala loodud ja need ükski ei mõjuta teda. Ei ole kedagi tema sarnast, kõik muud jumalad on ebajumalad. Jumal ei küsi luba kelleltki. Ta ei pea ootama teiste järel, et näha, mis juhtub ja mida tema peaks tegema ja milline oleks teiste strateegia. Ta kontrollib täielikult kõike. Teda ennast ei kontrolli keegi. Ta on täielikult eneses piisav. Ja see on küllaldane põhjus teda ülistada, teda kummardada, teda austada, ka teda karta. Kõik, mis meie oleme, on ja sõltub Jumalast. Ja lõpetaksin Kolossa kirjast. Kristusest on kirjas, tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu. Tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Ta on oma ihu koguduse pea. Ta on algus esmasündinu surnuist, et ta kõigest saaks esimeseks. Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiuselt temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Aamen, halleluuja. Tõuseme, palvetame ka veel. Issand, sina väärid kogu austust, kogu kummardust. Meie õnn on olla Jumalale ligi, kes ei muutu, kes on eneses piisav. Sa ei sõltu kellegi tujudest, isegi enda tujudest mitte. Sa oled meie rahu ankur, meie stabiilsuse allikas. Kui me sinu poole hoiame, siis on meil asjad paigas. Siis ei pea ka meie kõikuma igasugustes sõltuvustes ja maailma meeltes. Ja sellisena me tahame sind tundma õppida, näita meile, millised meie oleme, millised me võime olla sinuga koos. Me õigesti endast aru saame. Et me ise ei pea ennast tähtsaks. Et me ei pea arva, et meist piisab, vaid Jumal, sinu armust piisab meile. Seda me tahame uskuda, sellesse juurduda ja selles kasvada. Õpeta meid selles. Aamen.